Pakendi kasutus kontrollitakse iga aastaga aina rohkem ja varsti ei olegi enam meil leida toidupoodidest puu- ja juurvilju, mis on kiletatud ning samuti pole toidukohtades enam leida selliseid papp- või plastmasskarpe. Meie tulevik on hoopis see siin. See on taaskasutatav karp ja see on loomulikult selleks, et vähendada pakendamist. Kas te arvate, et poes kasutatakse liiga palju plastikut köögiviljade ja puuviljade pakkimiseks? No kuhugi tuleb nad ju pakkida, selles suhtes, et ei. Mina ei tea. Mul teata on ükskõik tegelikult. Ma harjusin juba plastikust. Ei tea. No üldiselt jah, ega üleüldse neid karpe ja kõike niisuguse nii meeletult palju, et ma ikka üritan alati, et mitte neid võtta. No alati võib vähem kasutada. 2030. aastaks on tõepoolest ette nähtud, et eelpakendatud puu- ja köögiviljad siis alla 1,5 kilo puhul ei jõuaks enam pakendisse, vaid tarbijal on võimalik ise siis koha peale minna ja pakendada endale sobivad kogused, sealjuures kasutada ka näiteks korduskasutatavat alternatiivi, kui näiteks poed seda pakuvad või võtta kaasa enda kotid. Esmalt sooviksin tervitada seda uut määrduse regulatsiooni, mis on tulemas ja seal on kindlasti väga palju kohti, mis vajavad täpsustamist ja selgust, et täna jaekauplejal seda selgust veel ei ole. Sealt tuleb lähtuda ikkagi eelkõige sellest, et toitu ei läheks rohkem raisku. Rimi on olnud läbi aegade parim toidu raiskamise vähendaja, puujuurviljad on ülioluline kategooria meil ja kui nüüd kurgi mitte kiletamise tulemusena me täidame mingeid norme, aga me viskame 10 korda rohkem kurki ära, siis see ei ole tervitatav. Mets rõhutab, et nad on pidevas suhtluses Kliimaministeeriumiga, et asjast paremini sotti saada. Kõige rohkem muret tekitabki hetkel see, kuidas käituda nende köögi- ja puuviljadega, mis säilivad kauem, näiteks suletud kilepakendis. Muutused ootavad ees ka restoranikülastajaid, sest juba aastast 2028 peavad kaasa müüdavad toidukarbid olema sama hinnaga. Praegu võib vahtplastist toidukarp maksta näiteks 20 senti, aga tugevamast biolagunevast plastmassist karp 8–10 eurot. Robinson Restoranid OÜ ehk Peetri Pitsa ja Papa Pitsa kette juhtiva ettevõtte tootmisjuht Rita Veskimeister ütleb, et praegu on veel vara öelda, milline lahendus 2 aasta pärast kehtima hakkab. See on antud hetkel keeruline teema, sest kindlasti ei tahaks, et see tõstaks tarbijale hinda, aga hetkel meil väga hea lahendus selleks puudub, aga me igapäevaselt tegeleme selle lahenduse otsimisega. Kindlasti tähendab see, et võtete jaoks oma senise, majandusmudeli muutmist, tuleb läbi mõelda näiteks toitlustuses, et millised korduskasutusnõud siis võetakse alternatiivina kasutusele, tuleb läbi mõelda ka näiteks kohapealsed protsessid, kuidas neid hoitakse, kuidas pestakse. Ühtkohustuslikku üleriigilist nõude või pakendisüsteemi olema ei saa. Täpsemad regulatsioonid ja juhised on Kliimaministeeriumi poolt veel tulemas.